Tere! Vaatate Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi saadet Statistikaminutit, kus räägime erinevatel statistikaandmetega seotud teemadel. Mina olen Maarjo Lambing. Ja mina olen Karel Lember. Ja täna räägime Ukrainast. Millised on Ukraina majandussuhted Eestiga, mis siin viimastel aastatel on toimunud. Sissejuhatuseks, Ukraina on päris suur riik. Mõned aastad tagasi oli olukord selline, et ta oli umbes 30 Eestit rahvaarvu mõttes. Täna need numbrid on küll muutunud, täpseid hinnanguid isegi ei saa anda, aga jämedalt 25 korda suurem rahvaarvult kui Eesti. Ja ka Euroopa Liidu mastaabis siin peaaegu 10% kogu Euroopa Liidu rahvastikust oleks olnud Ukraina. Samas majandusarengult ei ole need erinevused päris nii suured. Piltlikult öeldes Ukraina on ainult 3-4 Eestit, mis tähendab, et elatustase on seal tükk maad madalam. Kui võtame Eesti ajaloolises perspektiivis, siis seal elatustase on umbes selline, nagu oli meil Soomega võrreldes kuskil 90ndate teisel poolel 2000ndate alguses. Aga tuleme nüüd tänapäeva, mida võiks siin Ukraina-Eesti puhul esmalt välja tuua? Eestiga on seoseid erinevaid ja suhted on üsna tihedaks muutunud viimasel ajal, aga jäin siin just mõtlema, et kui veel natuke numbritega mängida, et siis kui meil kuskil SKP inimese kohta on 6 korda suurem kui Ukrainas, et kui ukrainlane oleks sama jõukas kui eestlane, siis võiks seal olla umbes nagu teine Holland, et oma majanduse suuruselt. Et tegu võiks olla väga-väga suure riigiga. Võib-olla natuke väiksem kui Mehhiko näiteks, et SKP mõttes. Et seega, kui sõda lõppeks, siis potentsiaali võiks ju olla seal üsna palju. Aga kui vaadata, et kuidas Eestiga seotud on, otsesem side on see, et me oleme sealt väga palju tööjõudu saanud. Ja Eesti tööjõuturule see on olnud väga-väga suureks abiks. Et juba peale viimast finantskriisi on ettevõtted kogu aeg välja toonud, et mis on üks põhiasju, mis on laienemisel takistuseks. Üks oluline asi on muidugi nõudluse puudus, aga kohe sealt järgi tuleb ka tööjõupuudus. Et ei saa laieneda, kui olevat inimesi. Ja sealt tuli päris suur abi Ukrainast, et praegu meil käib tööl kuskil 40 000 Ukraina päritolu inimest. Kõik nad ei ole põgenikud muidugi, sealt juba enne oli tulnud neid Eestisse. Aga kui seda suhestada kogu meie tööjõudu, siis 40 000 ja tööl käib meil umbes 700 000 inimest. Et see on ligi 5% meie hõivatutest, mis on väga-väga oluline. Ja kui vaadata, et mida nad teevad, siis neid on esindatud peaaegu kõigis sektorites, kuni startup sektorini välja. Kuigi seal võiks olla Ukrainast osakaal isegi suurem. Praegu töötab seal kuskil 250 Ukraina päritolu inimest, mis on alla 2% kogu startupide töötajaskonnast. Et seal oleks koht, kus nad võiks rohkem eneseteostust leida. Aga muudes sektorites on tööstus on muidugi populaarne. Et seal oli enne ja on ka nüüd. Ja kui vaadata, et kus palgaga on, siis üldjuhul on pigem alla sektori keskmist kipuvad teenima Ukraina päritolu töötajad, aga on ka erandeid, kus nad on keskmisest kõvasti ees. Et need on näiteks info- ja sidesektor ja ka pangandussektor. Et seal on näha, et seal me vist oleme saanud tõesti tippspetsialistid endale. Aga lisaks tööjõule, mis sealt veel oleme saanud, et meil käib ka tihe kaubandus Ukrainaga, et oled seda lähemalt vaadanud? Ikka, et
siin eestlased, mis seal lemmikspordiala on, muretsemine, siis kuna Ukraina soovib ka Euroopa Liiduga liituda, siis kohe tekkisid küsimused, et kuidas ta võiks meid mõjutada. Noh, otse öeldes ütleks, et Eesti maisikasvatajad värisege. Aga nüüd tõsisemalt siis võrdlesime kaubavoogusid, et mida toodab Eesti, mida toodab Ukraina, et mis võiks juhtuda, kui nende turule pääs lihtsustuks. Et üldse, kuidas võrrelda erinevate riikide kaubandusstruktuuri või majandusstruktuuri, siis siin on mitmeid võimalusi, et üks asi on, paneme lihtsalt andmed pildile ja vaatame, mida need näitavad. Siin joonisel ongi välja toodud Eesti ja Ukraina ekspordistruktuur. Et need andmed küll pärinevad siin mitme aasta tagant, et kuna täna on, ütleme nii, olukord keeruline, et ilmestada seda, et milles Ukraina on olnud nii-öelda tugev, et mis on tema nagu loomulikud eelised. Et siin on terve rida punkte joonisel, mis näitavad siis erinevaid kaubagruppe, et kui oluline see on Eesti ekspordis, Ukraina ekspordis. Ta on siin suhteliselt üldistatud kujul, aga kui need punktid asuksid sellisel 45 kraadi joonel, mis algaks siis nullist ja liiguks nii-öelda paremale üles, siis võiks öelda, et struktuur on päris sarnane. Aga juba siit pildilt paistab välja, et üsna erinev. Ehk meie toodame ja ekspordime kaupu, mida Ukraina nii väga ei tooda ekspordi ja vastupidi. Ja kui vaatame seda toodete top 10, siis ka seal väga palju kattuvusi ei ole, et see mais, päevalilleseemned, õli, mis on, ütleme, Ukraina sellised peamised ekspordiartiklid olnud versus siis telekommunikatsiooniseadmed, mitmesugused tööstustooted, mis ütleme Eesti ekspordis on rohkem esindatud. Siis jah, siit välja ei paista otseselt, et siin väga me samade asjade pärast konkureeriks. Ja kui minna analüüsis sügavamalt, piltlikult öeldes võib mõõta, kui lähedal või kaugel need Eesti-Ukraina punktid üksteisele on, kaupade osatähtsused või siis kasutades keerulisemaid meetodeid, siis ka sealt tuleb välja, et ei ole väga sarnased olnud ei Eesti ekspordi ega impordistruktuurid. Mõnevõrra rohkem on sarnasust siis, kui me vaatame, mida nii Eesti kui Ukraina impordivad, kuna näiteks sõidukeid ja mitmesuguseid toormaterjale, nii Eestil kui Ukrainal on vaja väljast sisse tuua. Aga selles suhtes võib suhteliselt rahulikult võtta, kuigi kindlasti on teatud tooteid, kus tõesti on konkurents tihedam. Aga kui nüüd vaatame täpsemalt, kuidas siin viimasel ajal need arengud on olnud, siis sinine joon siin joonisel, mis näitab eksporti, kaupade eksporti Ukrainasse, see on pigem siin jätkuvalt suurenenud. Et Ukraina osatähtsus meie ekspordis ei ole just väga suur, siin veidi üle 1% oli eelmisel aastal 18 kohtriikide järjestuses. Impordis on Ukraina osatähtsus veelgi väiksem. Arusaadavatel põhjustel siin viimasel ajal on olnud raskusi ja takistusi, et Ukraina saaks oma kaupu Eestisse saata. Ja need peamised tooted, mida siis Ukrainasse viime, on tõesti ütleme, külmutatud kala ja sellised kalatooted on olnud läbi aastate sellised, kus Ukraina on üks olulisi turg, aga just siin
mitmed, ütleme niimoodi, sõjandusega seotud tooted on siia nimekirja kerkinud esiotsa, näiteks mitmesugused kaamerad, navigatsiooniseadmed, ütleme laiemalt ka sõidukid, meditsiiniseadmed. Et need on need, mis siin ekspordis silma torkavad. Impordi poole peal võib leida tõesti neid Ukrainale iseloomulikke tooteid, nagu siin päevalille, õli ja mais. Samuti, kui siin kaupluses ringi vaadata, siis mitmeid toiduaineid, helbeid ja muud taolist võib Ukraina päritoluga nüüd rohkem leida. Ka saematerjali osas on Ukraina siin oluline, aga jah, see nimekiri on üsna kirju ja üsna erinev sellest, mis võiks nagu otsest konkurentsi tekitada. Küll aga on üks tundlik teema siin põllumajandustooted, et jah, sai mainitud, et Ukraina on oluline siin maisi, päevalille, seemne tootja, lisaks ka teravili, mis meilgi, ütleme nii, tuttavam või ka Eestis kasvatatav, näiteks nisu, siis seal Ukraina on suur tegija, mille osas on tekkinud veel küsimusi, on ütleme, kanaliha ja munad. Siin Euroopa põllumehed on kurtnud, et siin Ukraina ujutab Euroopa turu kanamunadega üle, kuna seal on suured farmid, ehk teisisõnu, nad töötavad palju efektiivsemalt. Ja teine, et seal Ukraina kanad ei jälgi euroreegleid, mistõttu neil on teatud eelised. Et kui vaatame siis Eesti kanamunade eksporti, importi, tõesti, import on meil tükk maad suurem kui eksport. Et ikkagi miljoneid kanamune tuuakse meil igal aastal sisse, aga siin need kõverad on viimasel aastal siin kasvanud, et seal on pigem Läti kanamunat, aga et Ukraina kanamuna meil väga turule ei jõua. Pildilt on väljas tootmise pool, et tegelikult meie tootmismaht on tükk maad suurem kui see, mis me sisse toome. Aga jah, teatud tootegruppides võib olukord olla selline, et kui Ukraina tooted saavad veelgi paremini liikuma ja olukord normaliseerub, siis võib eeldada, et konkurents tiheneb tõesti. Teenuste osas aga on olukord selline, et me toome piltlikult öeldes Ukrainast teenuseid rohkem sisse, kui me sinna ekspordime. Ja ütleme, Ukraina mahud on päris märkimisväärsed. Siin juba aastal 2021 hüppasid impordimahud üles ja täna on, ütleme nii, 11. kohal Ukraina oma teenuste impordiga. Et mida siis, mis teenuseid me kasutame, kõige suurem on seal infoside või arvuti IT-teenused, milles tõesti Ukraina on hea ja ütleme nii, elu on sundinud neid igasuguseid arendusi väga kiiresti tegema. Ekspordi poolel on meil põhiliselt siis teenused, mis seonduvad inimeste liikumisega teistesse riikidesse ehk reisiteenused, igasugused äriteenused. Et jah, ütleme nii, kaubanduse ja teenuste osas sidemed Ukrainaga on pigem kasvanud, aga täna siin veel ei ole need veel väga suured, aga ütleme nii, potentsiaali arvestades jah, riigi elatustaset täna versus tuleviku väljavaateid on üsnagi suured. Aga kas veel midagi võiks välja tuua? Jah, ma näen ka pigem Ukrainat võimalusena kui ohuna selle koha pealt. Sest turg on ju tegelikult arvestatav, isegi
praegu, kui ta on erinevatel põhjustel kõvasti segatud, et ka praegu me saame sinna oma kaupu ja teenuseid müüa ja kui oleks veel rahuaeg, siis avaks see meile päris palju uusi võimalusi. Et nagu sa kalast rääkisid, siis ukrainlased on üks väheseid seltskondi, kellele ka Eesti räim maitseb. Et sellised kaubagruppe leiab, et kus on Ukraina väga oluline isegi meie jaoks turuna. Aga muidu ootame sõja lõppu ja kaubandusvõimaluste avanemist, et on Eesti ettevõtetel väga hea võimalus. Ja loodetavasti muidugi need töötajad, kes siin on, ei kipu kohe koju tagasi, et aitavad Eesti ettevõtetel edasi oma tooteid ja teenuseid toota. Jah, aga sellega tõmbamegi tänaseks saate kokku ja järgmise korrani. Nägemist. Nägemist.